Aitäh! Telemaja fassaadi mööda turnisid köite abil mehed, need polnud siiski pealtnägija ega ringvaate võttegrupp, vaid aknapesijad. Suvisel ajal fassaadidel turnimine pakub head vaadet neile, kes kõrgust ei karda. See töö meelitab inimesi Eestisse isegi piiri tagant. Telemaja katusel valmistuvad 2 ronijat aknaid pesema. Ronimisköisi on 2 ja kinnituskohti samuti. See on nüüd see backline ehk siis nagu liin, mis peaks mind siis kaitsma juhul, kui esimene liin nagu annab järgi, ehk siis mainline. Ja selle mainline'i peale ma siis ennast nagu upitangi, et siis saaks telemaja akendest sisse vaadata, et nad näeksid välja ka, mis toimub, mitte seal keldrites ei jääks ajast maha. Üle ääre minek on algajatel kohmakas, kuid kogenud ronija läheb libedasti. Need mehed teevad puhastus-, hooldus- ja ehitustöid kõrgustes. Siia juurde kuuluvad teletornid, tuulegeneraatori labad ja mahutid. Nad inspekteerivad näiteks ka korstnaid. Kas telemaja inimesed praegusel kellaajal teevad tööd ka või? Tegelikult see on üks köieltöötaja unistus. Teine töömees on Mateusz Poolast. Ta õpib ülikoolis ehitusinseneriks ja leidis netist SkyProfi töökuulutuse. Tema on tegelenud ronimisega peaaegu 3 aastat ja tal on selle töö tegemiseks vajalik litsents. I had some bit of free time and I have seen an advert of the SkyProf is hiring some people and they need some window cleaners. I just called them and they needed me as well. How long have you been climbing cliffs or I don't know, houses? I do climbing for almost 3 years now and I'm in Tallinn for just the 3rd day now. Ettevõttes on tööl 20 inimest. Vana telemaja akendega saadi hakkama 2. Kes ootamatut külalisi akna taha ei oota, peseb aknad ise. Ja õhtut kohtume homme.